Tere, minu nimi Riste, olen Emeraldis tegevjuht ja täna oleme alustamas oma esimese podcast'iga. Külas meil siin meie advokaat Katrin Paulus ja annangi kohe siis sõna sulle, et saaksid ennast tutvustada ja teha väikse sissejuhatuse endast. Tere kõigile, mina olen siis Katrin Paulus, olen advokaat ja igapäevaselt töötan meie Pärnu kontoris. Millised on sinu põhilised valdkonnad, spetsialiseerumine? Minu lemmikteemadeks on kindlasti perekonnaõigus ja tööõigus ja mulle väga meeldivad ka kinnisasjadega seotud probleemid ja küsimused. Et näiteks kaasomandiga seotud küsimused, see haakub ka tegelikult perekonnateemadega, näiteks kui on vaja ühisvara jagada, sellised küsimused, et nad on kinnisvaraga tihedalt seotud. Kui pikk on su taust õigusvaldkonnas? Ma olen töötanud advokaadina alates 2010 aastast ja enne seda töötasin ma päris pikalt notari valdkonnas. Et ma olin notaribüroos jurist, siis ma olin notari asendaja, siis ma olin notari kandidaat ja tegin ära tegelikult ka notari eksami, aga elu läks selliselt, et suundusin advokaadibüroosse. Ja Katrini kohta veel nii palju ka, et nii vana kui on Emerald Legal, on ka Katrin meie büroos siis töötanud, ehk siis kogu büroo sünniga kaasas olnud. Aga liigume siis võib-olla rohkem sellise kitsama teema juurde ja võtaks sellise elatise teema täna lauale arutelus. Aga enne veel võib-olla selline üldisem küsimus, et kas sa ise oled näiteks märganud, et mingisugused konkreetsed probleemid on praegu ühiskonnas tõusuteel? No tegelikult perekonnavaidlused ja elatise teemad on kohtutes vist läbi aegade olnud ühed kõige enam menetletavad valdkonnad. Et elatise avaldusi kohtutesse on esitatud väga palju ja see on selline levinud probleem inimestele, kui nii võib öelda. Mis üldse muudab need kohtuprotsessid keeruliseks? Kui me räägime jällegi elatisest ja perekonnavaidlustest üleüldiselt, siis võib-olla siin tuleb seda taustalugu natukene taustaloo peale mõelda, et kui inimesel tekib lahkuminekul siis perekonnaõiguslik küsimus, probleem, lastel on vaja näiteks elatist teiselt poolelt küsida, siis enamasti ei lähe inimene kohe kohtusse, vaid tal eelneb sellele kohtusse minekule mingisugune ajalugu. Ja see tähendab seda, et ta on seda elatist näiteks teiselt vanemalt juba küsinud, ta on sellega tegelenud, võib-olla on ta jätnud sellega veidi soiku, lootuses, et teine maksab, aga tegelikult ikkagi ei maksa. Et tal on sinna see hetk, kui ta otsustab kohtusse minna, selleks ajaks on tal siis mingisugune ootamine juba toimunud. Ja see kohtusse minek on tavaliselt selline viimane piir, kus otsustatakse, et nii, nüüd mitte midagi muud enam ei aita, ma lähen kohtusse. See tähendab seda, et inimene, kui ta kohtusse läheb, siis ootus on see, et ta saab sealt kohtust kiiresti lahendi. Ja kui sa küsisid, et mis see kõige keerulisem on, siis tegelikult kõige keerulisem ongi inimestele, ma näen, et see ootamine. Et esitame siis hagi kohtusse, tuleb oodata, kuni kohus selle menetlusse võtab, see võib olla väga erinev aeg, mõnikord võetakse ruttu, mõnikord läheb natuke kauem ja siis tuleb oodata, kuni vastaspool vastab, siis tuleb oodata, kuni kohus määrab istungi ja lõpuks, et kuni see lahend tuleb. Et need asjad võivad võtta kaua aega ja inimestel võib olla selle ajal nagu raske selle olukorraga leppida, et miks need nii kaua võtavad aega. Aga polegi nagu reaalses olukorras näiteks inimesel aega oodata, et see elatis kätte saada? No ja selleks on ka tegelikult lahendusi ja võimalusi, et riik pakub ju elatisabi, et kui sul on majanduslik seis selline, et sul on tõesti väga raske ja sa ei tule toime ilma selle teise vanema panuseta, siis on sul võimalik taotleda riigi käest elatisabi. Ja üks võimalus on ka see, et kui me juba kohtusse läheme, siis on võimalik taotleda esialgset õiguskaitset
mis tähendab seda, et me taotleksime siis vastaspoole poolt elatise maksmist juba kohtumenetluse ajal mingis väiksemas summas, mingis hädavajalikus summas. Et need võimalused on ka olemas, et selles mõttes, et kui sa tunned, et sinu jaoks on ülimalt oluline koheselt siis tulemusi saada ja see on nagu sinu jaoks nagu põhjendatud, et siis tasub alati läbi rääkida ja me saame siin lahendusi leida. Kas kehtib see reegel, et vanematel on siis seadusest tulenevalt võrdne kohustus oma lapsi, ühiseid lapsi siis üleval pidada? Ja see põhimõte kehtib küll, et üldreegel on see, et mõlemad peaksid panustama laste ülalpidamisse võrdselt. Okei. Mul on siin üks olukord kaardistatud, et elatise summad on, oletame, et vanemad on mõlemad pooled ilusti kohtus ära käinud, on määratud need summad ja hilisemas praktikas tuleb siis välja, et tegelikult üks pool ei ole seda kohustust siis täitnud, on kas vähem maksnud või siis pole üldse maksnud. Et mis need reaalsed sammud siis oleks sellel vanemal, kes on ilma jäänud sellest elatisest teise vanema poolt? No kui kohus on elatise välja mõistnud ja see, kellelt on see elatis välja mõistetud, ei maksa seda elatist, siis ainuvõimalik järgmine samm on pöörduda kohtutäituri poole ja selle võla sissenõudmisega hakkab tegelema siis kohtutäitur. Aga kui me räägime teiselt poolt, et kui see inimene ei maksa elatist, siis võib-olla tal on mingisugune põhjus, miks ta seda ei maksa. Et võib-olla on temaga midagi juhtunud, ta on töövõimetuks muutunud, tal ei ole raha, siis on see, et temal on omakorda võimalik pöörduda kohtu poole ja taotleda seda välja mõistetud elatise vähendamist. Aga võtame nüüd sellise olukorra, et on kaks vanemat ja ühel vanemal näiteks pole ametlikku tööd, aga tegelikult tööl käib, saab siis mustalt kuskilt raha. Pole tal ka mingisuguseid varasid, ei kinnisvara, ei muud. Ja kas selliselt vanemalt üldse on võimalik siis kohtu kaudu saada mingit elatist? Ja minu vastus oleks, et on küll, sellepärast, et kohus elatise väljamõistmisel lähtub sellest, et vanem peab tegema kõik endast oleneva, et tal oleks võimalik lapsele elatist maksta. Ehk et kui ta nüüd tuleb kohtusse ja ütleb, et tal ei ole tööd ja tema ei maksa, siis kohtunik ütleb talle, et mine tööle. Et tal on kohustus seda sissetulekut teenida ja seda elatist maksta. Ehk et kohtud ei vähenda elatist siis, kui inimene lihtsalt ütleb, et ta on töötu. Et elatise vähendamiseks on muud alused olemas, aga lihtsalt see, et puudub vara, puudub töö, need elatise vähendamise aluseks pigem ei ole. Aga kui nüüd ongi näiteks mingi asjaolu, et inimene ei saa tööd, või üks lapsevanematest ei leia endale piisavalt kiiresti töökohta või siis ei taha leida, kas on mingi võimalus ka saada elatist selle vanematelt? Ja, ka see on üks võimalus. Praktikas tuleb pigem kõne alla siis, kui see elatise maksmiseks kohustatud vanem ei saagi, objektiivselt ei saagi nagu elatist maksta, näiteks ta on töövõimetu, ta ei saa selle tööl käia, siis on see võimalus, et pöörduda kohtu poole ja küsida seda elatist siis tema vanematelt omakorda. Et ülalpidamiskohustus kehtib ka siis vanavanemate puhul. Aga vanavanemate juurde muidugi minnakse siis, kui on tuvastatud, et see vanem ise ei ole võimeline tõesti elatist tasuma. Nii et äärmisel juhul alles, jah? Jah. Aga nüüd on selline olukord, et vanemad lähevad laiali, üks vanematest on edukam, teenib ka rohkem raha, teine vanem mitte nii palju ja see edukam vanem tahab siis lapsi hoida siis nendes kõikides trennides, saata laagritesse, nii Eestis laagrid, välismaal laagrid, huviringid, samamoodi sõprade-sõbrannadega väljas käimised tuleb kõik kinni maksta mõistlikkuse piires. Et kas kõik sellised kulud on siis teine vanem kohustatud ka siis nii-öelda 50-50 kinni maksma? No, kohtud lähtuvad ennekõike sellest, mis on lapse vajadused ja baasvajadused on siis eluase, toit, haridusega kaasnevad kulud, tervis
et kõigepealt vaadatakse, et need kulud on esmatähtsad ja praktikas siis on leitud, et miinimumelatis peaks need kulud ära katma. Nüüd, kui üks vanem otsustab, et ta tahab lapsele võimaldada rohkemat ja tal on see võimalus olemas ja saadab siis lapse erinevatesse trennidesse, laagrit, kõik see, mis sa mainisid, et siis kohus hakkab ikkagi vaatama seda, et esiteks, et ta hindab, et kas see on lapsele ikkagi vajalik kulu ja teiseks hinnatakse vanemate enda sissetulekuid. Toon siin näite, et kas see on lapsele vajalik kulu, kui lapse elu juurde kuulusid need trennid ja laagrid juba vanemate kooselu ajal, siis eeldatakse, et lahkuminekul võiks vanemad tagada lapsele samasuguse elustandardi. Et lahkumineku tõttu ei peaks laps siis oma harjumuspärases elus järeleandmisi tegema. Aga see ei tähenda ikkagi seda, et kohus siis sellelt vähem kindlustatud vanemalt suure summa raha välja mõistaks elatisena, vaid vaadatakse tema enda sissetulekut ka, et kas ta ikkagi suudab seda maksta. Et arvestatakse seda, et millised on vanemate sissetulekud ja võidakse teha erisusi, et ühe vanema panus võib olla suurem, kui tema sissetulek on suurem. Ja teine vanem, kelle sissetulekud on siis väiksemad, tema panus võibki olla väiksem, aga reeglina miinimumelatis siin ikkagi välja mõistetakse. Ehk siis, kui kooselu jooksul üks vanematest, kes siis teenis ka rohkem raha, juba ise selle kooselu jooksul tasus näiteks suurema enamuse laste või lapse trennidest, huviringidest, siis seda arvestatakse ka, kui elatist hakatakse selliste vanemate puhul siis määrama. Ja, et kui kooselu ajal tema panustas ka juba rohkem, siis eeldatakse, et ka lahkuminekul tema siis panustab rohkem. Et selles mõttes ei peaks ka vanemale see lahkuminek olema selline, mis seab teda kooselu aegsest olukorrast palju kehvemasse olukorda. Kui võtaks nüüd selle teema kokku ja mõnel vaatajal on tekkinud siis selline küsimus, et mida nüüd siis peaks esimeste sammudena tegema? Kui on lahkuminek ja sul on vajadus siis küsida teise poole käest elatist, siis minu esimene soovitus on kindlasti see, et temaga ühendust võtta ja rääkida sellest elatisest. Et alati on parim võimalus see, et lepite ise kokku, kui palju ta elatist maksma hakkab. Ja siin on tegelikult omavahelises kokkuleppes on neid võimalusi väga palju erinevaid. Et siis te saategi leida enda jaoks sellise parima ja sobivama lahenduse. Ja kui nüüd vastaspool siis ütleb, et teda ei huvita või ta ei taha maksta, siis on see, et sa peaksid hakkama mõtlema siis selle peale, et võib-olla on sul vajadus pöörduda kohtu poole. Ja siin on siis otsustada sul, et kas sa kohtusse minnes hakkad küsima miinimumelatist või oleks vajadus suurem ja küsiksid suuremat elatist. Vahe on selles, et kui sa küsid miinimumelatist, siis eeldatakse, et mingisuguseid oma kulusid sa tõendama ei pea. Ma pean silmas siis oma kulusid lapsele. Aga kui sa soovid miinimumist suuremat elatist, siis sa peaks hakkama tõendama, mis kulutused sul lapsele on. Ehk et siis on esimene samm see, et hakkab koguma tõendeid kulutuste kohta. Et tihtipeale käiakse poes, makstakse kaardiga, aga tšekke ei võeta, arvatakse, et kaardiga maksmisest jääb jälgi, on näha, et sa oled lapsele midagi ostnud, aga tegelikult sellest kaardiga maksmise ülekandest ju ei ole näha, mida sa ostsid. Ja tšekid tuleb alles hoida? Et tšekid tuleb alles hoida ja see on võib-olla see esimene samm siis selle poole, et kui sul juba tekib see mõte, et ma vist pean hakkama kohtusse minema. Okei. Aga suur aitäh sulle, Katrin, nende mõtete jagamise eest elatise teemal ja me kindlasti kohtume sinuga ju veel teistel ägedatel teemadel. Teeme nii. Ja tänaseks ütleme tšauki-plauki ja aitäh, et kuulasite, vaatasite. Tšau!